Enne kui New York City oli täis kõrgeid hooneid, autosid ja miljoneid inimesi, nägi see koht hoopis teistsugune välja. Siin oli kunagi tihe mets, palju jõgesid ja ojasid, soid ja loomi. Siin olid kaunid rannikud, mida kasutati kalapüügiks ja reisimiseks. Siin elasid linapid tuhandeid aastaid enne eurooplaste saabumist. Linapid olid põlisrahvad, kes elasid piirkonnas, kuhu nüüd kuuluvad New York City ning selle lähedal asuvad New Jersey, Pennsylvania ja Delaware'i osad. Nad nimetasid oma laia ala linapi Hawkingiks. Nad ei olnud lihtsalt metsasuitajad. Meil olid külad, põllud, teed ning kohad kalapüügiks ja jahipidamiseks. Nad kasvatasid maisi, ube ja kõrvitsaid. Nad püüdsid ka kala ja teisi loomi, et oma peredele toitu hankida. Manhattan oli osa nende maadest. Ka nimi Manhattan pärineb linapide keelest. Koht muutus, kui Euroopa maadeavastajad hakkasid saabuma. 1524 aastal jõudis Itaalia maadeavastaja Giovanni da Verrazzano New Yorgi sadamasse. Ta purjetas, sest Prantsusmaa oli ta saatnud otsima mereteed Aasiasse. Ja oma purjetamise ajal nägi ta suurt New Yorgi sadamat ja selle ümbruse maid. Kuid Prantsusmaa ei rajanud sinna püsivat asulat ega koloonia. Peaaegu 100 aastat hiljem saabus Inglise maadeavastaja Henry Hudson. Kuigi Hudson oli inglane, töötas ta tol ajal Hollandi Ida-India kompanii heaks. See oli suur kaubandusettevõte Hollandist. Aastal 1609 purjetas ta praegusesse New Yorgi sadamasse. Ta sisenes suurde jõkke, mida tänapäeval nimetatakse Hudsoni jõeks. Tema eesmärk oli leida loode väil meretee, mis loodeti ühendavat Atlandi ja Vaikse ookeani. Ta ei leidnud otsitud mereteed, kuid tema meeskond nägi, et piirkonnas on head võimalused kaubanduseks, eriti loomade karusnaha ostmiseks kohalike elanike käest. Selle tõttu hakkasid hollandlased piirkonda kauplejaid saatma. Nad nimetasid oma suurt kolooniat Uus-Hollandiks. Selle alla kuulusid alad Hudsoni jõe ümbruses ning osa praegusest New Yorgist, New Jerseyst, Delaware'ist ja Connecticutist. Hollandlased ei rajanud kohe suurt linna. Alguses olid nende kaubanduspostid vaid väikesed. Nende peamine äri oli karusnahakaubandus, eriti kobraste nahkade ostmine, mida müüdi Euroopasse. Tol ajal oli kobrase nahk väga väärtuslik, sest sellest tehti kalleid kübaraid. Karusnaha eest andsid hollandlastest kaupmehed vastu metallist tööriistu, kangast ja muid tooteid lenapedele ja teistele põlisrahvaste gruppidele. Kuid kõik nende suhted polnud ausad ega rahumeelsed. Lenapedel ja eurooplastel olid erinevad arusaamad maa omamisest. Kui võõramaalasi tuli aina juurde, kaotasid põlisrahvaste pered järk-järgult oma territooriumi. Levisid ka haigused ja toimusid vägivaldsed kokkupõrked, mis vähendasid nende kogukonda. See sundis paljusid oma maalt lahkuma. Aastal 1624 Hollandi Lääne-India kompanii saatis koloniste, et rajada püsiasula. Hollandi Lääne-India kompanii oli ettevõte, mis juhtis Hollandi kaubandust ja kolooniaid selles maailmaosas. Mõned kolonistid asusid esmakordselt elama Governors Islandile. See oli väike saar Manhattani lõunatipu lähedal. Seejärel kolisid nad oma asunduse keskuse otse Manhattanile, kuna selle asukoht oli parem sadama ja Hudsoni jõe kaitsmiseks. Nad ehitasid ta Fort Amsterdami Manhattani kõige lõunapoolsemasse ossa. Hinglus oli väike sõjaväebaas, mis ehitati sadama, laevade ja koloonia väärtuslike kaupade kaitsmiseks. Kindluse ümber ehitasid nad maju, laohooneid, poode ja teisi hooneid. Uut asulat nimetati Uus-Amsterdamiks. See oli väike Hollandi asula, millest hiljem sai New York. Lisaks sellele aastal 1626 Hollandi Lääne-India kompanii tõi Uus-Amsterdamiga orjastatud aafriklasi. Neid sunniti töötama kindluse, teede, majade ja teiste asula osade ehitamisel. Üks teedest, mida nad parandasid, oli endine põliselanike rada, millest hiljem sai Broadway, üks New Yorgi tuntumaid tänavaid. See tähendab, et selle linna esimesed alused rajasid mitte ainult Hollandi kaupmehed, vaid ka põliselanikud, kellelt maa ära võeti, ja aafriklased, keda sunniti tööle. Alguses oli Uus-Amsterdam väike ja kaootiline. Tänavad olid mudased, paljud majad olid puidust. Loomad liikusid vabalt ringi ja elanikke oli veel vähe. Kuid selle asukoht oli väga hea. See asus sügava sadama ääres, kuhu suured laevad said hõlpsasti sisse sõita. Sellel oli ka juurdepääs Hudsoni jõele, mis oli tee põhja poole asuvatele maadele ja kaubanduspostidele.
Selle tõttu hakkas siia saabuma rohkem laevu. Toodete ja inimeste arv kasvas. Väike asula muutus järk-järgult oluliseks kaubanduskeskuseks. Ja kui uus Amsterdam kasvas, üha rohkem riike hakkas selle vastu huvi tundma. Ei läinud kaua, kui saabusid Inglise sõjalaevad ja võtsid koloonia hollandlastelt üle. Samal ajal muutus ka linna nimi. Uus Amsterdamist sai kogu maailmas tuntuks kui New York. Ja just nii see juhtuski. Aastal 1626 Hollandi ametnik Peter Minuit sõlmis kokkuleppe ühe põlisrahvaste rühmaga Manhattani kasutamise kohta. Hollandlased andsid vastu tooteid, mille väärtus oli 60 kilderit, mis oli nende tollane rahaühik. Seda räägitakse sageli kui lihtsat Manhattani ostmist. Kuid hollandlaste ja põlisrahvaste arusaam maaomandist oli erinev. Eurooplaste jaoks nad võisid maa püsivalt omandada. Kuid pole selge, kas põlisrahvad, kes nendega kokkuleppe sõlmisid, võistsid seda samamoodi. Kui uus Amsterdam kasvas, suurenes ka majade arv. Poed, laod ja sadamasse saabuvad laevad. Üks koloonia viimaseid Hollandi juhte oli Peter Stuyvesant. Temast sai 1647. aastal peadirektor. Stuyvesant oli seaduste jõustamisel range. Ta piiras alkoholimüüki ja püüdis takistada mõningaid usurühmitusi, sealhulgas juute, luterlasi ja kveekereid vabalt jumalateenistust pidamast. Paljudele elanikele ei meeldinud tema valitsemine. Hollandi Lääne-India kompanii sundis teda samuti mõnes asjas leebemaks muutuma. Samal ajal süvenes konflikt Hollandi ja Inglismaa vahel. Mõlemad riigid soovisid kontrollida kaubandust ja laevateid erinevates maailma piirkondades. Rünnaku ohu tõttu ehitas uus Amsterdam 1653 aastal asula põhjaossa puidust müüri. Siit sai Wall Street oma nime, kuid müür ei suutnud inglasi peatada. 1664 aastal Inglismaa saatis uus Amsterdami sõjalaevad. Peter Stuyvesantil oli vähe sõdureid, keda kasutada ja paljud elanikud ei soovinud võidelda. Seetõttu andis ta asula üle ilma suurema lahinguta. Selle tulemusena muutsid inglased New Amsterdami nime ja panid sellele nimeks New York. See nimetati Jamesi Yorki hertsogi järgi, kes oli Inglismaa kuninga vend ja kellest hiljem sai kuningas James II. Ka Fort Amsterdami nimi muudeti ja sellest sai Fort James. Mõneks ajaks vallutasid hollandlased linna tagasi aastal 1672 ja nimetasid selle ümber New Orange'iks. Kuid aasta hiljem anti see rahulepingu alusel Inglismaale tagasi. Sellest ajast alates jäi nimeks New York. Kuigi valitsejad vahetusid, jäid paljud Hollandi koloonia jäljed alles. Mõned seadused, ärid ja elustiilid jätkusid. Paljud Hollandi perekonnad jäid linna elama. Inglased jätkasid ja laiendasid ka orjapidamist. Paljud Aafrikast pärit orjad sunniti tööle ehitajate, meremeeste, käsitööliste, teenijate ja sadamatööliste rollis. 1740-ndateks oli hinnanguliselt peaaegu iga 5. New Yorgi elanik ori. See näitas, et suur osa linna kasvust sõltus aafriklaste sunnitööst. Nende vastu olid ka väga karmid seadused, eriti Inglise võimu all, hoolimata sellest. Kui sadam kasvas ja Euroopas tuli üha rohkem immigrante, muutus New York rikkamaks ja tähtsamaks. Kuid 18. sajandiks hakkasid aga Suurbritannia ja tema Põhja-Ameerika kolooniate vahelised tülid süvenema. Briti valitsus kehtestas uusi makse, et aidata katta oma sõjakulusid. Üks neist oli 1765. aastal kehtestatud templiseadus. Selle seaduse kohaselt tuli maksta maksu trükitud materjalide, nagu juriidilised dokumendid, ajalehed ja muud paberid eest. Paljud kolonistid protesteerisid. Põhjuseks oli see, et neil polnud Briti parlamendis esindajat, kes seadusi teeks. Siit sai kuulsaks loosung, ei mingit maksustamist ilma esinduseta. New Yorgis muutus aktiivseks ka Sons of Liberty. See oli grupp koloniste, kes olid vastu Briti maksudele ja kontrollile. Nad korraldasid proteste, boikotte ja ähvardusi nende inimeste vastu, kes templiseadust ellu viisid. 1765 aasta oktoobris kogunesid New Yorgis 9 Briti koloonia esindajad. Seda nimetati templiseaduse kongressiks. Nad andsid välja avalduse, milles öeldi, et Briti parlament ei tohiks koloniste maksustada, kui neil pole seal esindajat. Sel ajal ei nõudnud nad veel täielikku iseseisvust. Kuid see koosolek aitas eraldiseisvatel kolonistidel õppida tegutsema ühtse rühmana Suurbritannia vastu. Kui konflikt süvenes, jagunesid ka New Yorgi elanikud. Oli patrioote, kes tahtsid Suurbritanniast lahku lüüa, oli ka lojaalseid, kes soovisid jääda truuks Briti kuningale. Aastal
1775 algas Ameerika iseseisvussõda. Mandriarmee, mässuliste kolooniate sõjavägi oli kindral George Washingtoni juhtimisel. Washington teadis, et New York on ülioluline. Seal on sügav sadam, tähtis kaubasadam ja kontroll tee üle Hudsoni jõele. Kui Suurbritannia selle enda kätte saab, nad saavad kasutada linna sõjaväebaasina ja katkestada kolooniate ühenduse põhja ja lõuna vahel. Seetõttu valmistusid ameeriklased kaitsma Manhattanit. See hõlmas Brooklyni ja lähedal asuvaid saari. Kuid augustis 1776 kohale jõudis tohutu Briti vägi. Mõlemad pooled kohtusid Long Islandi lahingus, mida kutsutakse ka Brooklyni lahinguks. Briti armee oli arvukam, kogenum ja paremini organiseeritud. Nad hiilisid mööda ameeriklaste kaitseliinist ja ründasid nende tiiba. George Washingtoni armee sai rängalt lüüa, kuid tema armee ei saadud täielikult kätte. Öösel viis ta vaikselt tuhanded sõdurid Brooklynis Manhattanile paatidega, päästes suure osa oma väest. Siiski, kontinentaalarmee ei suutnud enam kogu New Yorgi linna kaitsta. Nad taandusid järk-järgult, samal ajal kui britid võtsid linna üle kontrolli. Sellest ajast alates kasutasid britid New Yorki oma peamise sõjaväe peakorterina Põhja-Ameerikas peaaegu kogu Ameerika revolutsiooni vältel. Sellest hoolimata jäi New Yorgi linn pärast George Washingtoni armee kaotust Briti kontrolli alla kuni Ameerika revolutsiooni lõpuni. Britid kasutasid linna oma peamise sõjaväebaasi ja tugipunktina. Siit saatsid nad sõdureid, laevu ja varustust erinevatesse piirkondadesse. Aastal 1783 sõda lõppes Pariisi lepinguga. Suurbritannia tunnustas Ameerika Ühendriikide iseseisvust. Sama aasta, 25. novembril lahkus Briti armee lõplikult New Yorgi linnast. Pärast sõda sai linnast uue riigi oluline keskus. Aastal 1785 sai sellest Ameerika Ühendriikide pealinn. Siia kogunesid uue riigi esimesed juhid. 30. aprillil 1789 andis George Washington vande Ameerika Ühendriikide esimese presidendina Federal Hallis, mis asub Wall Streetil. Siin kogunes ka esimene Ameerika Ühendriikide kongress ja koostati õiguste deklaratsioon. Õiguste deklaratsioon on esimesed 10 muudatust põhiseaduses. Hiljem said oluliseks sellised õigused nagu sõnavabadus ja usuvabadus. New York ei jäänud kauaks pealinnaks. Riigi valitsus viidi 1790 aastal Philadelphiasse. Kuid isegi kui see enam ei olnud pealinn, linn jätkas äri- ja finantskeskusena tugevnemist. New Yorgi pank asutati 1784 aastal Alexander Hamiltoni abiga, üks Ameerika Ühendriikide asutajaisadest. 1792 aastal sõlmisid mõned aktsiamaaklerid kokkuleppe, millest sai alguse New Yorgi börs. Selle tulemusena sai Wall Streetist järk-järgult panganduse ja investeeringute keskus. New York muutus veelgi jõukamaks pärast Erie kanali valmimist 1825 aastal. Erie kanal on pikk veetee, mis ühendas Hudsoni jõe ja suured järved. Selle tõttu oli lihtsam tuua New Yorgi linna kaupu, mis pärinesid riigi sisemaa piirkondadest. Linnasadamas sai neid kaupu omakorda saata Euroopasse ja teistesse piirkondadesse. Toodete transportimise kulud vähenesid ja sadamat hakkas kasutama rohkem laevu. Selle tulemusena möödus New York Bostonist ja Philadelphiast ning sai Ameerika Ühendriikide tähtsaimaks kaubasadamaks. Koos äritegevuse kasvuga kasvas kiiresti ka elanikkond. Aastal 1800 elas linnas ligikaudu 60 000 elanikku. 19. sajandi keskpaigaks oli neid juba üle 500 000. Paljud immigrandid Euroopast saabusid, et põgeneda nälja, vaesuse, poliitilise segaduse ja usulise tagakiusamise eest. Nende hulgas oli palju iirlasi, kes põgenesid Iirimaa suure näljahäda eest. Samuti oli palju sakslasi ja teisi eurooplasi, kes otsisid tööd ja uut elu. 1827 aastal kaotati ka New Yorgi osariigis lõplikult seaduslik orjus. Kuid see ei tähendanud, et diskrimineerimine kohe kadus. Mustanahalised New Yorgi elanikud kogesid jätkuvalt rassismi, piiratud töövõimalused ja ebavõrdsed õigused. Kiire rahvastiku kasvu tõttu täitusid Manhattani vaesemad piirkonnad üürimajadega. Üürimaja on hoone, mis on jagatud väikesteks eluruumideks paljudele peredele. Üür oli odav, kuid eluruumid olid kitsad, pimedad ja sageli puudus veevarustus, ventilatsioon ja tualetid. Kuna inimesed elasid tihedalt koos, levisid haigused kiiresti. 1832 aastal suri tuhanded elanikud koolerasse. See on raske haigus, mis levib tavaliselt saastunud vee kaudu.
Linn pidi silmitsi seisma ka suurte tulekahjudega. 12. detsembril 1835 aastal tuli puhkes Lower Manhattani äripiirkonnas. Kuna ilm oli väga külm, külmus vesi voolikutes ja tuletõrjujatel oli raske. Peaaegu 700 hoonet hävis. Kuid piirkond taastati kiiresti, ehitades sinna suuremad ja kaasaegsemad hooned. Kasvava linna probleemiks polnud ainult haigused ja tulekahjud. Rasketes piirkondades nagu Five Points oli levinud vaesus, ülerahvastatus, kuritegevus ja jõukude kaklused. Kuid mitte kõik, kes seal elasid, polnud kurjategijad. Paljud olid tavalised immigrandid ja töölised, kes püüdsid madala palga ja rasketes tingimustes ellu jääda. 1861 aastal algas Ameerika kodusõda. See toimus Unioni ehk Põhja ja Konföderatsiooni ehk Lõuna vahel. Unionisse kuulus ka New Yorgi osariik, kuid paljud New Yorgi linna ärid sõltusid puuvillast, mis tuli lõunaosariikidest. Seetõttu olid linnaelanike arvamused sõja kohta jagunenud. Viha kasvas veelgi, kui kehtestati sõjaväekohustus. Rikas mees võis sõjaväekohustusest pääseda, kui ta maksis $300 või leidis kellegi teise enda asemele. Vaestele töölistele ei tundunud see õiglane. 1863. aasta juulis puhkesid New Yorgi linna sundvärbamisrahutused. See algas protestina sõjaväekohustuse vastu, kuid muutus kiiresti vägivaldseks. Hooneid põletati ja rööviti ning mõned mässajad ründasid mustanahalisi elanikke. Rahutused kestsid 4 päeva ja palju inimesi sai surma. Pärast kodusõda jätkusid New Yorgis kiired muutused. Central Park avati avalikkusele 1858 aastal. Sellest tehti suur ala, kus on puud, murud, järved ja teed, kus saab puhata. Elanikud said põgeneda linna tihedusest ja mürast. New York tugevles ka kunsti ja meelelahutuse keskuse rollis. Broadway'le tekkis järjest rohkem teatreid. Carnegie Hall avati 1891 aastal ja sellest sai kuulus kontserdipaik. Ameerika Loodusloomuuseum asutati 1869 aastal. Metropolitaani kunstimuuseum avati 1870 aastal. Ja New Yorgi avalik raamatukogu 1895 aastal. Samal ajal kasvas ajalehtede arv ja kirjastajad. Selle tulemusena sai New Yorgist üks tähtsamaid meediakeskusi Ameerika Ühendriikides. Linn vajas ka paremat viisi, kuidas ühendada kaugel asuvaid piirkondi. Aastal 1883 avati Brooklyni sild. See ühendas Manhattani ja Brooklyni üle East Riveri. Tol ajal oli see üks maailma suurimaid ja kõige muljetavaldavamaid rippsildu aastal 1886. New Yorgi sadamasse püstitati vabadussammas. See oli Prantsusmaa kingitus Ameerika Ühendriikidele ja sai vabaduse sümboliks. Paljudele laevaga saabuvatele immigrantidele oli see üks esimesi asju, mida nad enne linna sisenemist nägid. Alates 1892 aastast miljonid immigrandid läbisid immigratsioonijaama Ellis Islandil. Seal kontrolliti nende dokumente ja tervist, enne kui neil lubati Ameerika Ühendriikidesse siseneda. Paljud neist asusid elama New Yorki. Nad avasid seal ettevõtteid, töötasid vabrikutes, lõid perekondi ja tõid kaasa oma toidu, keele ja kultuuri. Kuid kui inimeste arv aina kasvas, ei piisanud enam hobustest, vankritest ega maapealsetest rongidest. Seetõttu aastal 1904 avati New Yorgi linna esimene maa-alune metrooliin. See ühendas Lower Manhattani ja Harlemi ning hiljem laiendati seda ka teistesse linnaosadesse. Tänu metroole töölised ja rohkem inimesi said kiiremini liikuda, need, kes elasid oma töökohast kaugel. Vaid veidi enam kui 100 aastaga muutus New York väikesest sadamalinnast tohutuks äri, immigratsiooni, kultuuri- ja transpordikeskuseks. Aga selle muutused ei olnud veel lõppenud. Järgmisel ajastul hakkasid hooned kerkima ja kujunes välja kuulus siluett, mis on tuntud üle kogu maailma. 20 000 menet sajandi saabud. New Yorgi ilme muutus kiiresti. Avati Williamsburgi sild. Sild avati 1903 aastal ja Manhattani sild 1909 aastal. Need sillad muutsid reisimise Manhattani ja Brooklyni vahel palju lihtsamaks. Samal ajal hakkasid ärimehed ja arhitektid võistlema kõrgete hoonete ehitamises. Üks esimesi tuntuks saanud hooneid oli Woolworthi hoone, mis valmis 1913 aastal. Seda järgnesid Chrysleri hoone 1930 aastal ja Empire State Building 1931 aastal. Vaid veidi rohkem kui 1 aastaga ehitati Empire State Building valmis. Kui see valmis sai, oli see maailma kõrgeim hoone. See näitas New Yorgi jõudu, rikkust ja enesekindlust.
Kuid mitte ainult kõrged hooned ei tee linna kuulsaks. 1920-ndatel oli New York ka džässi, tantsu, teatri ja ööelu keskuseks. See oli keeluseaduse aeg, mil riiklik valitsus keelas alkoholi tootmise ja müügi. Hoolimata seadusest avati palju salajasi baare, mida nimetati speakeasideks. Siin müüdi salaja alkoholi, samal ajal, kui mängis muusika, tantsiti ja pakuti erinevat meelelahutust. Samuti oli see Harlemi renessansi aeg. See oli periood, mil Harlemis said kuulsaks paljud mustanahalised muusikud ja kirjanikud, kunstnikud ja intellektuaalid. Neil oli suur panus džässi, kirjandusse ja Ameerika Ühendriikide kultuuri. Kuid see lõbus aeg sai järsku otsa 1929 aastal. Wall Streeti aktsiaturg kukkus kokku, sellele järgnes suur depressioon, tõsine majanduskriis, mis mõjutas kogu Ameerika Ühendriike. Paljud pangad ja ettevõtted suleti, väga paljud elanikud kaotasid töö ning paljud ei suutnud enam oma eluaseme eest maksta. Oli perekondi, kes ehitasid ajutisi elamuid tühjadele maatükkidele ja parkidesse. Neid kohti nimetati Hooverville'ideks. Nimi tuli president Herbert Hoover järgi, keda paljud süüdistasid kriisile aeglase reageerimise eest. Linnapea Fiorello LaGuardia ja president Franklin Roosevelti riikliku valitsuse ajal käivitati suured projektid, et pakkuda tööd. Ehitati ja renoveeriti koole, sildu, teid, lennujaamu, parke, ujulaid ja sotsiaalelamuid. Need projektid aitasid linnal taastuda. Kui teine maailmasõda algas 1939 aastal, New Yorgi tehased ja sadamad muutusid väga oluliseks. Töölised valmistasid laevu, relvi, riideid ja muid varustusi liitlasvägedele. Kui Ameerika Ühendriigid astusid sõtta 1941 aastal, paljud sõdurid lahkusid New Yorgi sadamatest Euroopasse. Linn valmistus samuti võimaliku rünnaku vastu. Tuhanded elanikud said väljaõppe hädaabi ja tsiviilkaitse vabatahtlikeks. Pärast sõda olid paljud suured linnad Euroopas ja Aasias hävinenud, kuid sõda ei kahjustanud New Yorgi hooneid ega ettevõtteid. Seetõttu tugevnes New Yorgi positsioon veelgi finantsi, meedia, kunsti ja rahvusvahelise kaubanduse keskpunktina. Siia rajati ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni alaline peakorter. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on rahvusvaheline organisatsioon, mis loodi pärast teist maailmasõda selleks, et aidata riikidel omavahel suhelda, teha koostööd ja vältida uue suure sõja puhkemist. Nende peakorter Manhattanil valmis ja hakati täielikult kasutama 1952. 1952 selle tõttu sai New Yorgist ka oluline rahvusvahelise diplomaatia keskus. Kuid 70-ndateks sattus linn taas tõsistesse probleemidesse. Paljud tehased suleti või kolisid mujale, töökohad vähenesid ja paljud elanikud kolisid äärelinnadesse. Samal ajal kasvas kuritegevus ning paljude hoonete ja linnaosade seisukord halvenes. Ka linnavalitsuse võlg kasvas väga suureks. 1975 aastal New Yorgi linnal jäi peaaegu raha puudu, et arveid maksta. Mõningaid teenuseid tuli vähendada ja abi tuli paluda osariigi ning riigi valitsuselt. Kriisi keskel muutus linna siluet siiski edasi. Valmisid algse Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornid 70-ndate alguses ja kompleks avati ametlikult 1973 aastal. 2 torni said New Yorgi äri ja rahvusvahelise kaubanduse sümboliks. Järgmistel aastakümnetel paranes majandus järk-järgult ja kuritegevus vähenes. Paljud vanad linnaosad renoveeriti ning ettevõtlus ja turism kasvasid. Kuid 2001. aasta 11. septembril terroristid ründasid Ameerika Ühendriike. 2 kaaperdatud lennukid rammisid kaksiktorne, hooned varisesid kokku ja tuhanded inimesed hukkusid New Yorgis, Washingtonis ja Pennsylvanias. Rünnak jättis linna sügava haava, kuid World Trade Centeri piirkond ehitati uuesti üles. Praegu asub selles kohas ohvrite mälestusmärk ja One World Trade Center, mis on saanud osa Lower Manhattani taaselustamisest. New York, mida me täna näeme, ei kujunenud ühe ajastu jooksul. See algas linaapede maadena. Sellest sai väike Hollandi kaubandusasula. Hiljem sai sellest Briti koloonia, immigrantide sadam, revolutsiooni, äri, kultuuri ja rahvusvaheliste suhete keskus. See kasvas tänu kaubandusele, immigratsioonile, ehitusele ja miljonite inimeste tööle. Kuid selle ajaloo hulka kuuluvad ka maade hõivamine, orjus, vaesus, haigused, tulekahjud, sõjad, majanduskriisid ja terrorism. New Yorki on mitu korda proovile pandud, kuid iga suure probleemi korral suudab ta muutuda ja taas tõusta. Ja see ongi põhjus, miks endisest väikesest asulast New Manhattani lõpus on saanud üks maailma tuntumaid ja tähtsamaid linnu.